Tänase tunni teema on siis kombinatooriga kombinatsioonid ja mitte ainult kombinatsioonid, need asjad, mis me juba võtsime eelmine kord ja te õppisite ka iseseisvalt need. Liitmislause, korrutamislause ja permutatsioonid või permutatsioonid me ei võtnud, aga täna võtame. Ja siis tõenäosusteooria klassikaline, kõige sellised lihtsamad ülesanded. Ja esimene ülesanne, loeme seda. Laual on kokku 25 paberit, 10 on kirjutatud number ja 15 on kirjutatud täht. Kui mitu võimalust on võtta erinevaid tähe ja numbri paare, et koostada erinevad paarid, kus on üks number ja üks täht. Et meil on siis 10 ja 15. Kui on võtta üks number, siis meil on 10 võimalust. 10 võimalust üks number võtta. Ja 15 võimalust võtta täht. Ja kuna me võtame paari, ehk me võtame number ja täht, siis me omavahel need numbrid peame korrutama. Saada 50 on selle ülesanne vastus. Siin me kasutasime korrutamisreegel või korrutamislause. See on selline soojendamiseks, et see meil oli eelmine kord. Järgmine ülesanne. Nooral on koolikotis 9 eesti keele töölehte, 7 kirjanduse töölehte, 3 matemaatika töölehte ja 1 muusika tööleht. Mitu erinevat võimalust on nooral kotist välja võtta nii eesti keele kui ka matemaatika tööleht. Tal on kotis 9 eesti keele töölehte. Ühe võtmiseks on tal 9 võimalust. Ja matemaatika on 3 matemaatika töölehte on 3 tükki. Kui ta võtab ühe, siis tal on 3 võimalust seda teha. Ja kuna ta võtab nii eesti keele tööleht kui ka matemaatika tööleht, siis on vaja need numbrid korrutada. 27 võimalust võtta eesti keele ja matemaatika töölehte. Üks selline. Jälle kasutasime korrutamislause või korrutamisreegel. Öelge mulle, kui ma väga kiiresti, aga nüüd te saate ise ka sellest esitluses minna, kuhu tahate. Et siin te võite kirjutada ka, et pärast lahendame ülesanded, kus ma natukene aega annan, et kes soovib, saab ka kirja panna vastus. Järgmine ülesanne. Rühmas on 4 poisi ja 6 tüdrukut. Mitmel viisil saab panna kõik ritta? Meil on kokku 10 last. Kui me need paneme ritta, meil vahet ei ole, kus on poisid, kus tüdrukud, nad lihtsalt rivistatud ja erinevad variandid sellist riida saada on meil P-indeksiga 10 ehk permutatsioonide arv 10. Ja kuidas me arvutasime siis permutatsioonid? Me võtsime 10 faktoriaali. Kes juba õppis seda teemat, teab, mis on faktoriaal. Mina võin siin kirjutada faktoriaali valem. Ma pigem kirjutan siis all. Me peame arv n korrutada arvuga, mis on 1 võrra väiksem, 2 võrra väiksem ja nii edasi kuni 1-ni. See tähendab, et kui me 10 faktoriaali leiame, siis me 10 korrutame 9, korrutame 8, korrutame 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1. Me ei hakka seda tegema. Kalkulaatoris on teil nupp
tihti on selline või lihtsalt selline, et saab seda arvutada, aga 10 faktoriaal on päris suur arv. Et piisab, kui teil on kirjas nii. Et see juba nagu vastus ma loen, kui näiteks arvestuses on, no sellised ma ei anna, kus on nii suured numbrid. Et on võimalik arvutada. Järgmine. Loeme seda. Uue tantsu jaoks peab õpetaja panema paika paaride asukohad. Oi, siin on mingi ülesanne. Mitu erinevat viisi on õpetajal pannud 8 paari paika. Kõik on andmed siin on olemas, jah. Et meil on nüüd paarid ja need on 8. Ja et need paika panna, et ehk rivistuda, samasugune kasutame valem, ehk see on permutatsioonide arv 8 elementist, see on 8 faktoriaal. Ja permutatsioonid me kasutame siis, kui me lihtsalt muudame järjestust. Me ei vali 8 paarist 1 või 2 või 3. Me kõik need võtame ja paneme rivi. Ja kõik need võimalikud reastumised on siis arvutatud, kui me võtame 8 faktoriaali. Et permutatsioonide kasutus on selline. Järgmine. Johanna läheb koos perega välja reisile, et sõit sinna oleks lõbusam, on Johannal valikus 5 raamatut ja 3 kaardimängu. Kaasa saab ta võtta vaid 2 raamatut ja 1 mängu. Mitmel erineval viisil saab ta teha valiku. No kaardimängudega on lihtne, tal on 3 valikut valida 1 kaardimängu, aga raamatutega meil nüüd tal 5 tükki ja ta valib neist 2. Vot kui on selline olukord, et meil on mõned esemed, kullid, õunad, vahet pliiatsid ja neist me valime osa, kus järjestus pole oluline. Kas esimene raamat ja teine või teine ja esimene, niikuinii ta võtab need 2. Kui selline olukord tekib, siis me kasutame kombinatsioonid ja kombinatsioonid tähistatakse sümboliga C. Ja kui ta 5 raamatust valib 2, siis see on kombinatsioonide arv 5 elemendist 2 kaupa. Ma siin kirjutan valemi. Kui me tavaliselt on õpikus vist teistmoodi, ma panen ka teistmoodi. N elemendist me valime M elemendi, nii et nende järjekord pole oluline. Siis me valikute arv on meil selline. C indeksitega NM, üleval on N faktoriaal, all on M faktoriaal korda sulgudes N miinus M faktoriaal. Arvutame seda. 5 faktoriaal on üleval, 2 faktoriaal on all ja 5 miinus 2 faktoriaal on all. Lahutame kõigepealt.
ja kirjutame lahti kõik faktoriaalid. Kui numbrid on väikesed, siis ei ole seda raske. Iga faktoriaal lahti. Siis saab mõned numbrid taandada. Vastus on 10. 10 varianti tal valida 5 raamatust 2. Ja kuna ta valib veel ühte mängu, siis me peame veel korrutama 3-ga. 3 on ühe mängu valikute arv ja 10 on siis 2 raamatu valikute arv. Vastus on 30. Ehk 30 erineval viisil saab ta teha oma valiku. Need on siis kombinatsioonid, need me kasutasime teiega esimene kord, aga kes teeb plaani järgi, siis kombinatsioonid peavad teil võetud olema juba, jah? Me natukene need harjutame. See esitlus on teil avatud, kes oskab, saab edasi minna, ülesandeid lahendada oma vihikus ja saab näiteks mulle vastused ka siia kirja panna. Ma tean, kes on juba nii osav, et oskab kõik lahendada. Poes on valikul 8 erinevat jätis. Mitu viisi on valida 2 jätist nendest. Kui me 8-st valime 2 ja muidugi meil järjekord ei ole oluline, kas see jätis või see on esimene ja nendest 2, siis me kasutame kombinatsioonid. Muidu, kui järjestus on oluline, kuidas me valime, jah? Et mis jätis on, mis asukohas, kas ta on esimene või teine, siis tegemist on variatsioonidega. Variatsioonid tähistatakse V-tähega, võib-olla õpikus te nägite või kuskil internetis, et lihtsalt kitsas matemaatikas me need ei võta, aga teadmiseks, et sellised asjad on ka olemas, võib küll valimi teada. Pärast ma seda, kui tuleb mingi ülesanne, siin ma seda erinevust näitan. Siis 8 ja 2. 8 faktoriaal, 2 faktoriaal ja 8 miinus 6 faktoriaal. Arvutame. Nüüd ma näitan ühe nippi, et kui ma ei taha seda 8, ma valesti kirjutasin, jaa, siin ei ole 6, arvutasin juba, see on miinus 2. Siin on 8 faktoriaal, siin on 2 faktoriaal ja siin on 6 faktoriaal. Kui ma ei taha seda 8 faktoriaali lahti kirjutada, kujutame ette, et see ei ole 8, see on 18, jah? 18 faktoriaali kirjutamine, no päris pikk töö. Siis ma kirjutan kuni 6 faktoriaalini. Tegelikult ma võin lõpetada seal ja panna faktoriaali märk seal, kus ma tahan. Miks ma seda tegin? Sellepärast, et mul all on 6 faktoriaal. 6 faktoriaal ja 6 faktoriaal ma saan taandada. Mul jääb siis 8 ja 7 ja 2 faktoriaal on all. Kas kirjutada koos 1-ga see 2 või jääb lihtsalt 2? Sest et korrutamine 1-ga ei muuda midagi, siis te võite seda 1 mitte kirjutada. Siin on 28. On vastus. Võtan siin veel üks ülesanne, lihtsalt arvutamine. Kui näiteks see, me valime nüüd 90-st 3. No meil on 90 liikmed kuskil mingis organisatsioonis ja me valime mingi osa 3 inimest, et osaleda koolitusel näiteks. Siis on
valikute arv selline, et me võtame kombinatsioonide arv 90-st 3 kaupa. Siis ma kirjutan niimoodi, kui ma kasutan valmis, on 90 üleval, 3 all ja 90 miinus 3 on ka all. Lahutan. Kaheksakümmend 7. Ja ma see 90 kirjutan lahti kuni 87 ja seal ma panen faktoriaali märgi. 3 ma kirjutan ka lahti, 87 faktoriaal jääb veel all ja me need taandame. Siin ma ka taandan või korrutan ülespool kõik, korrutan allpool kõik ja jagan. No siin ilma kalkulaatorita. Ma ei tea, võib-olla teie oskate, mina ei oska. Kes juba arvutas? Ja kontrollis, kas mul on kõik õigesti. Äkki keegi proovib vastuse kirjutada. Huvitav, kuidas see töötab kõik. Siin, kus on mul võrdusmärk. Kes on kiirem ja julgem, kes kirjutab. Kas keegi ei taha proovida või ei saa? Või saab siin kirjutada ikkagi? Ma tahan seda pigem vaadata, kas see funktsioon... Oh, jah. Siin saab valida. Aha. Proovi. Ei ole näha, jah? On vaja võtta draw seal vasakul ja siis pliiatsi. No proovime veel või ma ise kirjutan. Ma loodan, et te vastuse ikka saite. Seal on vaja 3 arvu korrutada. Aga see kirjutamine kuidagi ei tule välja, jah? Ma pean uurima. Miks? Minu vastus on selline. Midagi saab kirjutada mulle seal Meetis, et kui küsimus, et ma näen seda sõnumite akna ka, et kui soov mingi probleem tekkis seal näiteks. Aga me liigume edasi, me võtame järgmist. Gerda tahtis annetada lastekodule oma garderoobist 1 tapuhamiist. 4 kampsunit 7 kampsuni seast, 5 paari jalanõusi 10 paari jalanõu seast või 2 teksajäki 6 teksajäki seast. Mitu erinevat valikuvõimalust Gerdal oleks annetada? No, kas ma annan natukene aega? Te proovite ise koostada vähemalt valimi või me koostame koos valimi ja siis annan natukene aega arvutada.
kui ta hakkab valima kampsunit, ta tahab 4 anda, siis valikute võimalus on tal 7 4 kaupa kombinatsioonid. Kui ta valib jalanõu, siis see on C 10-5 ja 6 teksejääkist ta valib 2. Ja kuidas te saite aru, kas ta tahab annetada kampsunid, jalanõusid ja teksejääki või midagi nendest? Mina näen siin sõna või. See tähendab, et tal plaanis oli kas kampsunit annetada või jalanõusid või teksejääki. Meie jaoks see tähendab, et me liidame, me kasutame liitmisreegel siin. Proovime nüüd seda arvutada. See on ka väga tähtis osa. Ma annan 4 minutit, kui sobib. Ja siis pärast, kui on valmis, kui te vastust juba teate, siis kirjutage seda siin. Ma panen siin võrdusmärki ja igaüks, kui on valmis, võib oma vastust kirjutada. Hakkame arvutama. No, mina juba sain oma vastuse. Ma ootan, kui keegi kirjutab oma, siis võime liikuda edasi. Ma lihtsalt tahan proovida, kas see õnnestub üldse kirjutamine. Keegi võiks proovida. Ma ei tea, mul on pliiats. Kas te sõrmedega saate või te võite sisestada tekstina. Siin on ka tekstbox. Et number saab sisestada nii. Näiteks. Это tekstbox. Saab nii. See on muidu minu vastus. Ja kirjutamine käib ju. Väga hea.
sul on selline, mul on 337. Pange linnukesed, need, kes said sama, kas 302 või 337. Ma võib-olla valesti arvutasin, jah, see on võimalik väga. mul on ka siin sõnumid. Ahaa, siin sõnumid saab veel panna, väga hea. Kes sai 302, pange linnuke kõrval. Ja kes sai 337, pange ka linnuke minu vastuse kõrval siis. Vaatame. Selles mõttes sõnumid ka on olemas ja üleval, et saab ka sõnumid saata. No, keegi veel arvutab või mitte? Julia sai 337 ehk võib-olla see on minu vastus ikka õige. Ma ei tea, kes kirjutas, siin ei ole nimi peale see 302, aga äkki on vaja ümber arvutada. Arvutasid ümber, jah? Viga leidnud, jah? Või ei ole? Sama vastus. No super, siis selline vastus. Teised, kes ei kirjutanud, aga arvutasid, siis vaadake, et sama vastus tuleks teil. Meie liigume edasi. Nüüd kombinatoorika osa nagu õppes. Ma isegi